tulemast taas siia Tallinnasse Eesti Jalgpalliliidu sisehalli, kus talliturniiri teise vooru raames toimub kohtumine FC Levadia ja Paide linna meeskonna vahel. Nüüd Frolov eksib ja väga valusas kohas eksib ja nüüd näeme, kuidas Morelli tuleb ja kas viib Levadia 1-0 juhtima? Ei, väga hästi tuleb Vahi väravast välja ja aga väärt täiendus on ta igal juhul. Ja nüüd on hea moment siin ja oi, kuidas ei kasuta Levadia suurepärast võimalust ära. Tuleb sinna ette posti see pall üsna teravalt. On seal Hunt kõvasti võitlemas ja nüüd tuleb ka löök, aga Leppmets on õigel ajal õiges kohas ja suudab selle löögi tõrjuda. Nüüd on Leppmets puudu ja pall on väravas. Paide läheb 1-0 seda kohtumist juhtima. Joosep Juha on siis mees, kes kasutab suurepäraselt selle võimaluse Paide kasuks ära ja ohoo, siit kommentaatori boksist oli see olukord nüüd üsna kaugel, aga kohe tundub, et teisel poolel on Levadia väga tormiliselt ja vihaselt peale tulnud, igatahes siin nägime väga kiireid liigutusi ja ilusaid tõrjeid. Oi, mis mängu meil nüüd siin teisel poolel pakkuma hakatakse, igatahes Järvakas võtab ette, Tudorevi võtab ja läheb läbi. Nüüd on väga hea võimalus Paidele teha siit seisuks 2-0, aga see viimane sööt jäi natukene optimistlikuks ja nüüd on hea võimalus siin Levadiale, Morelli läheb, kas Morelli lööb? Ja ei lähe see pall üldse sisse täna Levadia meestel. Väga hea, kas see oli seal tõesti Karofeldi super tõrje? Nüüd hea võimalus Henrik Hansan palliga ja tuleb tagasi sööt ja siin milline tõrje Priit Pikerilt praegu. Kui kaua ta üldse on võistkonnaga koos treeninud või tegutsenud? Artjunin vasaku jalaga läheb keerutama ja see on sees postipõrkest, Artjunin. Levadia on mängus tagasi, mänguseis 1-1, 5 minutit lõpuni ja nagu siin esimesel poolel sai räägitud, kui oli see Tabi ja võitleb siin nüüd 3 mehe vastu ja sellega see kohtumine lõppenud nüüd ka on. Paide linnameeskond 1, Levadia Tallinn 1 ja nägime tegelikult väga põnevat ja huvitavat kohtumist, kus esimesel poole